Tere, ma olen Sivert. Tere, mina olen Laura. Palju õnne, tore suvekool! Mina mäletan kõige paremini seda, kuidas ma tore suvekooli sattusin. Alguses, kui ma torega tutvusin ja olin siin, siis ma ei teadnud sellest väga midagi. Tundus siuke koht, kus lihtsalt saab olla. Aga siis, kui ma tore suvekooli jõudsin, siis ma sain teada, miks see tore olemas on. Ja tead, tore suvekoolis saab kusjuures väga palju uusi asju õppida. Ja mida siis? No näiteks mina sain nuudlitest ehitisi meisterdada, ise huulepalsamit valmistada ja palju muud sellist. Kas sa teadsid muide, et meil on 15 aastaga olnud siin üle 100 koolituse? Jaa, ja siinkohal me tahamegi tänada kõiki meie koolitajaid, kes selle ajaga meiega on olnud. Aga räägi sina ka oma lugu, mis sul tore suvekooliga seostub? Minu lugu seostub sünnipäevalastega ja meie torekal Jaanil oli sünnipäev ja me tahtsime nii väga teda õnnitleda siis kõige esimesena. Me olime varunud šokolaade, komme ja asju ja kuna Jaan oli teises majas, meie ööpisime ühes majas, siis oli vaja kuidagi Jaani juurde saada. Hakkasime siis välisukse kaudu minema välja, aga seal ees istusid juhendajad ja juhendajad ütlesid, et marss tagasi oma tuppa, rahu on. Siis me avastasime, et majas on varu väljapääs ja sealt kaudu me hiilisime välja, et Jaani õnnitleda. Tead, mis ma meelde tuli või? Nii? Meil on torekas Rika ka ju, kes on Saaremaal. Helistame talle? Jaa, ma helistan talle. Tšau, Rika! Räägi meile oma tore suvekooli mälestustest. Minu mälestused lähevad tagasi siis esimese suvekoolini, kui nägin esimest korda seda meeskonda. Ma olin nagu, ma tahan ka sinna kuuluda. Ja nüüd ma siis olen juba 3. aastat järjest ning see mind väga palju edasi aitanud. Lisaks veel, mis mulle meenub sellega, on see, et seal olid soomlased ning see ongi üks suur boonus meie organisatsiooni juures, et see on rahvusvaheline. Tšau! Tšau! Ma tahaks tekitada kõikidele tunnetele. Ja ikka. Kuule, aga meil on ju veel programm paika panemata. Läks täitsa meelest ära sellega. Aga teistega kohtume suvekoolis. Tšau!